Aitäh, lugupeetud juhataja! Head rahva teenrid! Käesolev eelnõu räägib käibemaksumäära langetamisest 22% pealt 20% peale. Ja selle eelnõuga pöörab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond tagasi Reformierakonna, Eesti 200 ja sotside väga halva otsuse tõsta käibemaksumäära. Käibemaksu tõstmise otsus oli kahjulik Eesti inimestele, kahjulik Eesti ettevõtetele. Pöörame selle lühinägeliku ja rumala otsuse tagasi. Ja selle eelnõu vastuvõtmisega kaasnevad olulised positiivsed mõjud. Kõigepealt leeveneb inflatsioon, sest Kaja Kallase ja tema jätkuvalitsuse juhtimisel on Eestis saanud Euroopa meister hinnatõusus. Maksumäära vähendamine aitab aeglustada hindade kasvu ja teatud kaupade puhul võib tuua kaasa ka hinnalanguse ning leevendab inflatsiooni mõju nii Eesti peredele kui ka ettevõtetele. Selle eelnõu seaduseks saamisega kaasneb ka üldine majanduskasv, käibemaksu langetamisega kaasneb ostujõu suurenemine ja ettevõtluse elavnemine kasvatab Eesti majandust, mis omakorda tõstab töökohtade arvu, parandab maksulaekumisi ja suurendab meie ettevõtete konkurentsivõimet. Käibemaksu langetus aitab tuua võrdsema maksukoormuse. Käibemaks koormab vaesemaid inimesi rohkem, kuna enamus nende kulutustest on sundkulud esmatarbekaupadele ja käibemaksumäära vähendamine muudab seeläbi maksusüsteemi õiglasemaks. Paraneb ka ettevõtluskeskkond. Maksukoormuse vähendamine tähendab ettevõtetele väiksemaid sisendkulusid, mis parandab likviidsust ja võimaldab investeerida innovatsiooni ja laienemisse. Ning selle eelnõuga kaasneb eelarve tulu asendamine majanduskasvu kaudu, ehk esialgu võib riigieelarvesse laekuv käibemaksusumma korraks väheneda, aga selle kompenseerib majanduse elavnemine ja selle kaudu kasvav maksulaekumine. Seega pole antud eelnõu vastuvõtmisel eelarvele pikas perspektiivis negatiivseid mõjusid. Ja seadus jõustub vastuvõtmise korral 2026. aasta 1. jaanuaril, mis annab piisavalt aega muudatustega kohanemiseks ja ettevalmistusteks. See on lühidalt kõik, et tegemist on väga hea ja mõistliku eelnõuga ja ootaks Riigikogu toetust. Ka sotsid võiksid kapist välja tulla ja tunnistada, et maksutõusudega läks kehvasti, pöörame tagasi. Kõik tervemõistuslikud riigid Eesti naabruses on viimastel aastatel langetanud majanduse elavdamiseks makse ja otsivad näiteks riigikaitsekulude katmiseks teisi võimalusi nagu kulude kokkuhoid. Ainus, kes lähiriikidest Reformierakonna juhitava Eesti kõrval silma paistab suurte maksutõusudega, on sõjamasinat rahastav Putini Venemaa. Aitäh! Tänan väga teid. Evelin Poolamets, küsimus, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea ettekandja. Te juba mainisite ka, et käibemaksu tõus puudutab kõige enam vaesemaid inimesi. Et kui on ka valitsus ise teinud neid mõjuhinnanguid, näitab, et käibemaks mõjutab kõige rohkem neid inimesi, kelle sissetulek on väike, kus nad kulutavad kogu oma sissetuleku toidu ja esmatarbevahendite peale. Et kui nüüd mõelda, et kuidas see nagu mõjutab ühiskonnas tervikuna inimeste toimetulekut ja see ju suurendab ka sotsiaalset ebavõrdsust. Et kuidas te kommenteerite, et mis võiks olla Reformierakonna eesmärk, et nad on just vaesematele inimestele sellise koormuse peale pannud? Aitäh! Aitäh! No, Reformierakond on teada-tuntud ebaõiglast majanduspoliitikat ajav erakond. Alustasid nad ju ka oma järgmist valitsemisperioodi peretoetuste kaotamisega või vähendamisega, et suurperede toetusi võeti vähemaks, et neile ei lähe korda ebavõrdsus, ebaõiglus ja vastupidi, Reformierakond on ju jõuga läbi surumas maksuastme kaotamist, mis just nimelt nendele, ka Riigikogu liikmetele, jõukamale osale Eestis jätab rohkem raha kätte ja samal ajal siis vaesem osa Eestist saab käibemaksu tõusu, millega makstakse kinni siis Reformierakonna ja tema valijate ja toetajate pralle. Aitäh. Martin Helme, palun. Jaa, no kui vanasti
vanasti oli käibemaks 18%, siis Reformierakond tõstis ta ajutiselt 20 peale, sellest ajutisest on nüüd möödas juba 15 aastat varsti. Siis nad tõstsid ajutiselt 22 peale, nüüd hiljuti, süüdistades oma otsustas loomulikult Putinit. Ja siis nad teatasid, et me tõstame ajutiselt 24 peale. Ja see 24 hakkab nüüd, kui me nüüd seda seadust ära ei muuda, siis hakkab see 24 nüüd varsti kehtima enne jaanipäeva. Ja siis tuli välja, et ka see ajutise jutt oli ikkagi vale ja nüüd on nad alustanud seadusega muudatust, et see ajutine muuta alaliseks, ehk me räägime siis 18 käibemaksu tõstmisest läbi ajaloo, nüüd juba 24 peale ja lähiajalus siis 20 pealt 24 peale. Me tahame ta tagasi 20 peale esialgu saada. Kui me räägime seda, et see toob majanduskasvu ja majanduskasv toob tegelikult raha parema laekumise riigieelarvesse, siis varem või hiljem loobutakse ja hakatakse rääkima, aga kaupmees paneb tasku. Mis sa selle peale vastad? No, esiteks jah, Reformierakond on sisuliselt tõstnud 6% käibemaksu 15 aasta jooksul, et ma arvan, et see on ka Euroopa rekord täielik, et vastupidi, meie ümber ka teised riigid langetavad praegu käibemaksu, langetatakse ka toiduainete käibemaksu teistes riikides kartmata, et need kaupmehed võtavad endale ja tegelikult ka maaelukomisjonis oli hiljuti Kaupmeeste Liit ja küsisime ka otse seda küsimust, et mis nemad arvavad ja Kaupmeeste Liidu sõnum oli, et maksulangetused on väga oodatud, konkurents on turul suur ja kindlasti jõuab see ka hindadesse. Lauri Laats, palun. Aitäh, ja istungi juhataja ja ettekandja. Midagi on seal pildil väga valesti. Ja meie saame aru, et selle pildil on midagi väga valesti, et selge on see, et kõik tarbimismaksud tegelikult koormavad inimesi, just kõige rohkem koormavad neid inimesi, kellel on väiksemad sissetulekud. Aga see kindlasti ka pärsib majanduskeskkonda ja ettevõtte arengut samuti. Ja midagi on pildil valesti ja meie saame sellest aru. Mul on küsimus, kas Reformierakond nagu ei näe seda pilti? Või nagu, mis nagu konkreetselt see probleem on, et ja sellele on tegelikult juhtinud tähelepanu erinevad rahvusvahelised organisatsioonid. Me räägime ka tegelikult ka Euroopa Liidu komisjonist, OECD-st, IMF-ist, et kus on selgelt välja öeldud, et tegelikult kogu selle maksustruktuuri tuleks üle vaadata, sellepärast ei ole jätkusuutlik. Ja teine pool on see, et kui me vaatame tasakaalu, siis ikkagi tarbimismaksude osakaal eelarve tuludes on märkimisväärselt suur võrreldes teiste Euroopa riikidega. Aitäh. Aitäh. Ma arvan, et siin tuleb vaadata ka Reformierakonna personaali otsa, et suur osa neist on olnud 20 aastat või kauem juba võimu juures, on istunud Riigikogus, neil tegelikult puudub reaalne tunnetus, mis toimub Eesti ettevõtluses, mis toimub, kuidas elavad tegelikult Eesti inimesed igapäevaselt, kes seda sama maksuraha peavad valitsusele teenima. Nii et ma arvan, et neil puudub lihtsalt teadmine ja arusaam ja seetõttu nad teevad ka täiesti valesid otsuseid, millega tehakse asja ainult hullemaks ja sisuliselt võideldakse tegelikult ainult siis iseenda sissetuleku Eesti ja ülejäänud Eesti rahvas on jäetud tõmbetuulte kätte. Helle-Moonika Helme, palun. Aitäh, ja eesistuja ettekandja. Lauri küsis, et meie näeme probleemi, rahvast näeb ja tunneb oma nahal seda, et kas nagu Reformierakond ei näe, et ma arvan, et neil pole vaja midagi näha ega ka vaadata, eks ole, mida nad ütlevad, et nad võivad teha, mida nad tahavad, sest nad teavad, et e-valimiste pult on nende käes ja nii kaua, kui see on nende käes, eks ole, nii kaua nad on selles positsioonis, kus nad võivadki teha, mida nad tahavad, öelda, mida nad tahavad. Aga tulles selle käibemaksuga juurde tagasi, me teame, et käibemaks suurendab kaupade hindu. Seda on igaüks oma poearvetel märganud. Ja selle tulemustel inimestel jääb vähem raha kätte, inimesed ostavad vähem, mille tulemusena ettevõtjatel jääb vähem raha kätte. Järgmine see dominokivi sealt edasi ongi nagu riik. Et ütle nüüd sina, eks ole, et kas riigile jääb siis rohkem raha kätte kõige selle tulemusena, käibemaksu tõusu tulemusena, või siis pigem vähem? Aitäh. Sa kirjeldasid selle asja ära, et tegelikult ei ole siin ühtegi võitjat selles maksurallis, mida Reformierakond korraldab, et kõige esimesena kaotavad Eesti ettevõtted, kes lähevad lõpuks pankrotti, koondavad töötajaid, järgmiseks kaotavad need samad Eesti inimesed, kellele ei jätku tegelikult enam raha, ei jätku tööd ja lõpuks kaotabki siis ka tegelikult valitsus ja riik, kellel maksutulud vähenevad, nii et selle Reformierakonna poliitikal ei saa olla tegelikult ühtegi päris võitjat, nii et minu jaoks on täiesti arusaamatu, miks nad seda teevad, jah? Martin Helme, palun.
Jaa, kunagi, kui Reformierakond turundas ennast, ka juba tookord loomulikult valelikult, nii nagu kõik tema asjad on valelikult, turundas ennast nii-öelda ettevõtjate ja majandusteadvate inimeste erakonna, siis neil oli reklaam maksuvabast reedest, mis oli niisugune freudistlik libastumine, kus siis lahke härra andis matsidele ühe päeva vabaks. Et see nende vaade inimestele ei ole ju muutunud, vaid hullemaks läinud, süvenenud. Aga ma tuleks tagasi selle küsimuse juurde, mis ma ennem ka küsisin, et väga tihti kuuleme seda kriitikat, et ei langetate maksu, aga siis võtavad, eks ole, ettevõtjad kaupmehed selle endale. Et mina mäletan, kui me langetasime aktsiisi nii alkoholile kui kütusele, siis oli see jutt põhiline, et sellest ei ole mingit kasu, hinnad ei tule alla. Ja oli ainult vaja vaadata seda, et meil on kütuseturul ja ka alkoholimüügiturul ehk jaeturul on väga tihe konkurentsi. Piisas sellest, et ühe suure turuosalisega sain ma kinnituse, et meie kindlasti turuosa võitmiseks ja konkurentsieelise saamiseks langetame hindu selle maksualanduse võrra. Ja oli selge, et need hinnad langevad. Ja täpselt nii läkski. Et konkurents on see, mis see võti on, mitte riiklik regulatsioon. Aga seda ei ole ära õpitud. Aitäh. Jah, et ammu ei ole reeded maksuvabad, enam ei ole ka laupäevad ega pühapäevad, et Eesti ettevõtjad, inimesed rügavad tegelikult, teevad ületunde õhtuti enda oma pere arvelt selleks, et neid maksutõuse kuidagi katta, et kulusid katta, nii et Reformierakond oma kampaaniates läbi aegade valetanud, valetas ka eelmisel korral, et maksud ei tõuse ja ma olen täiesti veendunud, et jääbki valetama. Aitäh. Varro Vooglaid, palun. Ja suur tänu. Minu jaoks on ka kõige suuremaks probleemiks kõikide nende maksutõusude puhul just nimelt see, et mitte mingit mandaati ei ole rahvalt küsitud ega saadud. Ja see muudab selle asja ikkagi fundamentaalselt ebademokraatlikuks. Põhiseadus ütleb paragrahvis 106 huvitaval kombel, mis minu meelest pole kunagi põhjendatud olnud, et maksude küsimust ei tohi referendumile panna, sest et ma ei saa kunagi aru, et kuidas saab rahvaesindus langetada otsuseid, mida rahvas ise ei saa otsustada. Aga põhimõtteliselt saaks ju selles küsimuses referendumi korraldada väga lihtsalt niimoodi ja ühtlasi mandaadi küsida siis ka maksutõusudeks nii tehtuteks kui ka tulevasteks siis ilmselt, kui ikkagi teha erakorralised valimised. Et võib-olla see võiks ikkagi reaalselt olla väljapääsuks sellest olukorrast, kus ikkagi ühiskondlik lõhe on muutunud väga suureks ja väga paljud inimesed on ikkagi tunnevad ennast väga sügavalt petetuna. Ja kuidas seda kommenteerida? Äkki meil peakski olema nii-öelda maksureferendumina lihtsalt erakorralised valimised, keskendudes ühele tsentraalsele küsimusele? Aitäh. Aitäh. Olen absoluutselt nõus, et Eestis peaks olema rohkem referendumeid, rohkem rahvahääletusi, rohkem otsedemokraatiat. Ilmselgelt tänane valitsus seda ei soosi ja ei toeta. Ja erakorraliste valimiste vajadus on äärmiselt suur ja tegelikult ka päris märkimisväärne osa Eesti inimestest on ka erinevates uuringutes välja toonud, et nad sooviksid praegu erakorralisi valimisi, et nad ei ole rahul sellega, kuidas valitsus toimetab, et tänase valitsuserakondade toetus reitingutes on ju seal alla 20%, mis on täielik huumor tegelikult. Evelin Poolamets, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja ettekandja. Käibemaks ei mõjuta mitte ainult Eesti inimesi, vaid väga oluliselt ka turismi. Öeldakse, et kui me siin üksteisel juukseid lõikame, siis me rikkaks ei saa, aga kui me käibemaksu tõstmisega peletame eemale turistid, Soome turistid käivad tihti Eestis just odavate hindade tõttu, et kas me võime kaotada ka meie head turistid selle hinnatõusu mõjul? Aitäh. Aitäh. Ma arvan, et me ei kaota mitte ainult oma häid Soome turiste, vaid tegelikult mul on ka sõpru, kes käivad Soome vahet, käivad seal tööl, neil on seal ettevõtted ja räägivad vastupidi, et nemad ostavad Soomest Eestisse täna toidukaupa kaasa, et Soomes on hinnad odavamad ja ka paljud teenused juba täna odavamad, nii et Reformierakonna juhtimisel on meist saamas Läänemere regiooni kõige kallim riik. Leo Kunnas, palun. Austatud istungi juhataja, hea Siim, hiljuti meie lugupeetud kaitseminister Jürgen Ligi väitis siit puldist, et makse ei tõusta mitte Vabariigi Valitsus, vaid president Putin. Aga Lätis teatavasti maksud püsivad tasakaalus ja Soomes hoopis langevad. Et Siim, kas sulle ei tundu, et meie naabrist diktaatori maksupoliitika erinevate naaberriikide suhtes on väga erinev? Aitäh. Ma arvan, et Jürgen Ligi võib-olla lobises siin lausa välja tahtmatult midagi, et kui me vaatame, et siis Reformierakond on tegelikult ju alati paistnud silma Venemaa lembusega, et küll on nad soovinud alles hiljuti teha Venemaaga viisavabadust, siis ajasid eelmise esimehe lähikondlased Venemaaga äri. Reformierakonna juhtimise ajal toimus aktiivne Vene raha pesemine läbi Eesti pankade.
Samuti on tegelikult ju Reformierakond ja Putini Venemaa siin regioonis ainsad, kes fanaatiliselt e-valimiste eest seisavad, seepärast et ka Venemaal on e-valimised lisaks Eestile üks väheseid riike, kus on, ja vaadates ka Reformierakonna maksupoliitikat, siis absoluutselt see on täielik koopia sellest, mida teeb Putin Venemaal. Kui meil naabrid Läti, Soome, Rootsi ei tõsta makse või langetavad makse, siis tegelikult kui vaadata üldpilti, siis Putini Venemaa ja Reformierakonna Eesti on ainsad 2 riiki, kes siin regioonis maksutõusudega oma eelarvet püüavad täita, et teised saavad kõik aru, et majandus toimib vastupidi, et kui makse tõstad, siis majandus langeb. Nii et ma olen täiesti veendunud, Jürgen lobises kogemata välja tegelikult jah, et Reformierakonna maksupoliitika eeskuju asubki meist ida pool. Aitäh! Aitäh! Rohkem küsimusi teile ei ole.